keldis on olemas kuuldes. Klassi poolt. Tere, minu nimi on Mark. Meie eesmärk on see, et Siku ehitamine ei toimuks keskpargis. Aga Mark siis, kas te olete nõus, et säilitada 100% või on mingi teine protsent enda? Meie väide on see, et seal on eksisteerinud varem majade kvartal, mis pommitati pilbaks ja seal ei tohiks üldse parki olla. Ja meie ettepanek on, et 50% jääb, ei, võib panna 50%, me ehitame täis ainult 1/3 ja sinna ümber tekib niikuinii veel haljastust, nii et 50% jääb täpselt nii nagu on. Ja lisaks me korrastame niikuinii veel pargi, nii et tegelikult pargi kvaliteet tõuseb. Noore emana võib öelda, et tegelikult tõesti selles pargis on väikene lastemänguväljak, aga tegelikult ülejäänud sellest pargist on selles suhtes kasutatud, et see on nende portaalide läbipaistvus selle maja läbi liitud, et me jõuame teile ehitada tsüklis keskparki juhul, kui te vähendate selle hoone mahtu 5% võrra. Ma arvan, et see hoone peab hõlmama 5% väiksemat pindala. Sain ma õigesti aru? Ütleb pindalast, mitte ruumalast, kõrvust siin ma võin minna. ei ole raamatud, vaid seal on ka tõesti sul võimalik käia ka internetis ja võib-olla teha mingeid erinevaid, ma ei tea täpselt, mida noored kõik teevad, aga midagi harjuvaid asju. Vahetused telefoonides. Meil seda tülileid ei ole. Ikkagi jääme vist selle 30% juurde, aga me kaalume seda, et võib-olla me saame seda vähendada. Ühe kolmandiku. Tekib kolleegid, kas võtate vastu või esitate vastu pakkumise? Tahaks öelda seda parklavat võib-olla, et see on siin maaliselt energiatöösjoni peal olevat seda, aga kuna see on ka jõe kõrval, siis seda on väga kallis ehitada. Ja kui tahtsite ka sinna ühe linna keskele, selle, mis on siit keskpargis ja selle teise kasupaadi sobimus on kaugemal, siin linna keskel see põhimõte ongi, et see oleks väga lähedal kõigile parklatele. Teine argument on see, et jah, seda parklat on väga kallis ehitada, aga selles maksab meie. Aga see on seda parklat, siis kuidas parklasse sisse sõit välja näeks, et sinna parklasse võib parki sisse ei sõida ju mitte ühtegi autoteed, et siis tuleks ju ka parki ehitada üks autotee või kuidas see välja näeks? Absoluutselt, logistika tuleb ümber ehitada ja suure tõenäosusega see hakkaks töötama kuskilt tänava tänavast, a la nagu Rotermanni parkla või keegi teist teadlik veel. Me oleme nõus sellega, et 50% säilib vaheldamist, pluss siis ehitada täis 1/3 sellest alast, ehk siis 30% maa alla tuleb parkla ja siis